City Flash Radio. Ja võid olla mitte ma ei taju. Suvel minu kriminaal Suvel kolin Pärnu Suvel kolin Where is that Sul on kõige kaunim time Näju? Mu kuumad tunded ja ei suuda varjata Tere kõikidele toredate inimeste üle kogu maailma, sest meid vaatab kogu maailm, BBC, Radio One, MTV, Viva, kõik saadavad ülekannet ja mul on hea meel, et Nuta või naera on jõudnud numbrini 11, 1+1 ja see tähendab ka seda, et kahjuks Nuta või naera, aga viimane episood sellel kevadel ehk siis meie esimene selline suurem port saateid saavadki läbi, sest suvi tuleb peale. Ja me lähme pausile. Ja me lähme nagu selles mõttes pausile, et tuurile, et me hakkame siin terve suvi tuuritama üle Eesti, nii et kui sa kohtad meid näiteks kuskil Vändra jõe ääres või näiteks Loksal kuskil ranna ääres ja me laulame seal või teeme mingit live TikToki, siis sa kindlasti tead, et need oleme meie ja siis sa võid liituda ja koos meiega siis hullu panna, jah, sest et Laurale meeldib hullu panna suvel eriti. Ja jooksuaeg. Miks ma küll mängisin Reedet, sellepärast, et meie lugu Reede on vähem kui kuu aega internetis olnud üleval ja miks mitte seda minna täna ja kuulata, siis et ei ole Reede, on laupäev. No peaaegu et subscribe'ige, followge meid, vaadake meid ja mis siis muud, kui viimast saadet on kuidagi samas nagu kahju teha, aga samas nagu väga lahe, sest et see on ju tegelikult nagu finaal ja meil on finaalsaates ülilahe inimene, keda võib nimetada Eesti kõige needistatuimaks Kuidas rääkida eesti keelt? Jep, päris raske lause, aga jaa, Gerhard on meil külaline. Tere! Kes sa oled, kust sa tuled, mida sa tahad? Väga kerge küsimus. Gerhard, 23, pärit kuskilt Kükametsast, Haapsalu lähistelt. Nüüd elan Tallinnas juba aastaid. Vahepeal elasin Narvas ka, aga tead see tüütus ära nagu ja siis tulin ikka Tallinna tagasi. Parem alkohol ja ilusam elu. Parem tulevik, helge tulevik. Ikka selle nimel peab töötama. Ja mida sa elult tahad? Hetkeseisuga tahaks seda koroonapandeemia lõppu tegelikult, sellepärast, et see on nii ära tüüdanud. Nõustan sinuga täiesti. Sest, et ja, mul on selle nahka 2 töökohta läinud juba. See on väga õudne. See on väga õudne sellepärast, et ka tegelikult meie, kes me oleme artistid, kõik muusikud, kunstiinimesed, ka meid on ju see tabanud juba 2 aastat, eks ole, ja veel ei tea ju, kas ka sellel aastal saab tegelikult esineda ja esinemas käia, nii et päris hull värk on see. Aga loodame kõige paremat. Rääkides Gerhardist, siis ühel hetkel sa olid Eesti kõige needistatum, meie arvame vähemalt, et siiamaani oled. Et kohe küsime alguses ära, et inimesed teaksid, mitu neeti sul oli, aga mitu neeti sul praegu on? Rekord hetkel, kui ma selle rekordi sain, oli 27 ja tegime mulle 28. vist. Sest me mäletan saates tegime mulle Termali, mis siiamaani imekombel püsinud on, ma ei tea kuidas. Tavaliselt kukub ära või? Kasvavad välja, aga see on mingi tati ja tahte jõuga püsinud siin. Ja siis ma läksin edasi, mõtlesin, et ilgelt lahe on jada, tegin 32 ja siis mingi moment hakkasid ära tüütamast, et see vahe tekkis pidevalt, et kui ütleme, kui sa ärkad hommikul padjanäoga, siis märkasin konkreetselt padinäos. Ja see oli nagu pigem tüütu.
et nüüd mul on 25 järgi jäänud ainult. aga see on ju väga suur number, sellepärast et arvestades seda, et Laural on kõigest 3, ei ole ka, ma ei tea, palju sul on? 13. 13, sa hakkad varsti juba järgi jõudma. Ma siin teen vaikselt uut rekordi. Teed sooja. Teen sooja. Kas on sul mingisugune need ka selline, mis on päriselt nagu olnud valus, kui sa seda tegid? Jaa, nibud, for sure. Okay. Never again. Kui ma peaks need kunagi välja võtma, siis tead sa, ma enne õpin, ma ei tea, näppude peal kõndima, kui ma seda uuesti teeks. Aga huvitav, kas see võib tõsi olla, et meeste nibud on natukene siis hellemad kui naiste omad? Jaa, kindlasti. Kindlasti, jah. Et ikkagi naiste rinnad on loodud imetamiseks ja meeste omad üldiselt ei ole harjunud sellega, et neid kuradi keerutatakse ja... Üldiselt mitte, jah. No, kes ja kuidas. Jah, aga kui sul on siis nii palju neete, nagu sul on ju, ja kas sa tead, milline on ka maailmarekord, Guinessi rekord? Jah. Rob Puhlholz, sakslane, tal on üle 400 midagi, pea 500 ja ma tean sellest, et üle 100 neist on intiimpiirkonnas. Issand jumal. Kuidas ta istub üldse? Ma ei taha teada, kohus ole. Ja huvitav, kas tal on üldse veel kohta, kus seda veel neete sinna Talle juurde? all äkki või kuskil? No tal on ju terve suu ümbruses, kõik on paksult täis juba mingi pea 100 neeti. Siis kõik aga kas ta eesmärk ongi see, et ta tahab palju teha või talle lihtsalt meeldib või? No ta on nüüd juba suht vana mees ka, ta vist läheneb 50 juba varsti. Et hakkaski kuskil mingi 20 aastat tagasi sellega tegelema ja nüüd on jõudnud sellesse punkti, kus ta on. Aga me ju ütleme ausalt välja, et tegemist on Gerhard a.k.a. elumehega. Et ta on küll sündinud seal Läänemaa pool, aga sa oled ära jõudnud teha ringi ju tegelikult kogu Eestile. Sa oled põhimõtteliselt elanud päris mitmes kohas, nii et räägi oma mingist seiklustest, kus sa oled elanud ja kus on kõige ägedam olnud ja kuhu sa soovitad minna? Eesti mastaabis, tead sa, ma jään ikka Tallinna juurde, sest ma olen elanud Narvas. Seal tüütas nagu see fakt ära, et nagu ma olen alati naernud, et kui ma võtan vene naise, siis ma ostan endale papptaldrikud koju, sest nendega ei ole nii valus pihta saada. Sul oli vene naine? Too moment ma teitisin ühega ja see läks nagu tuksi, ma töötasin seal, siis ma elasin vahepeal Tartus, siis ma olen elanud Tallinnas umbes 11 eri kohas vist. Ma just kolisin 1,5 kuud tagasi. Juhker. Et Kopli on huvitav koht, seal mingid poisid vaktsineerivad ennast kogu aeg, vaata. Ja, see on nagu väga hea. See on nii tore, et inimesed ise oskavad ka ennast vaktsineerida. No just, et seal oli alati huvitav vaadata seda ja nüüd ma elan Kalamajas ja nüüd on hipid. Nüüd tunned ainult kogu aeg kanepi haisu ja vaatad, et kaevust vett ei tulegi. Ahah. Kuidas on sul üldse olnud sellega, et nüüd on õnneks ühiskond on rohkem aktsepteeritavam selle kõige suhtes, mis on sul näos kinni ja käete peal joonistatud. Ja jumal, kus veel? Et kas nüüd on nagu lihtsam, ütleme kuskile tööintervjuudel käia või kuidas see oli siis ja nüüd? Ütleme nii, et pankadelleriks ma tänasel päeval ikka ei saa. Ikka, aga tahaks? Ei taha. Et teenindusvaldkonnas see on hästi sõltuv, kuna ma olen õppinud kasiinodiiler, õppinud baarmen, õppinud kelner, siis kelneri töö jääb nüüd üldiselt nagu ära. Et inimestel ikkagi ei meeldi, et sul tuleb vend kohal, et kellel on rohkem metalli näos, kui ta keskmise auto karpides, või ne? Aga tätoveeringute osas on nagu inimesed vastuvõtlikumaks muutunud, sest ma töötasin 3,5 aastat Tallinkis ja seal needid olid neil kogu aeg probleem. Aga tätoveeringud, kuna mul on pool pead täis tätoveeritud, näos mõned käed, see oli neil mölla minna peremees. Et selles osas tõesti, aga ütleme tootlusvaldkond, kus sa inimestega kokku ei puutu, siis tegelikult ei ole üldse raske. Kas põhimõtteliselt on probleem, kui sa näiteks tahaksid kuskile ära lennata ja sa peaksid sellest metallidetektorist läbi minema? Need ei piiksu. Ei piiksu või? See on kõige klassikalisem nali üldse. Usu mind, ma saan seda igapäevaselt või teine magnetite nali, aga ei piiksu. Ei piiksu. Kas on mingisugune hetk sul olnud ka selline, jälle seesama see tööasi, kas nõuti ka sul mingid needid äravõtmist, et kui kaua sul võtaks võtta ära nagu kõik needid selle jaoks, et pärast tagasi panna? No päris kõike ma ei ole kunagi vist ära võtnud, ent Tallinkis oli nõue ja samamoodi Olümpikasiinos, et ei tohtinud näost suuri neete kanda ja Tallinkis ma harjusin ära sellega, ma vahetasingi 2 nädala tagant, panin siis nii-öelda läbipaistvad needid. See vahetus võttis algusaegadel mingi ligi 1,5 tundi aega, aga kui ma seal nii pikalt töötasin, siis lõpuks oli 15 minti ja valmis. Okei, sa võiksid Guinessi rekordi teha. Needi vahetus Guinessi rekord. Igasugust Guinessi rekordit tehakse tegelikult, et selles mõttes why not seal minu mõttes saab mingit raha isegi, kui sa seda ära teed. Aga kas nüüd praegu hetkel sa nagu oled rahul sellega või sa hakkad nagu vaikselt neid vähemaks võtma või mis vanusesse sa oled nagu jõudnud? Juurde tegema. Või hoopis juurde tegema?
Ma olen rahul oma praeguse paigutusega selles suhtes, et nad on peaaegu sümmeetriliselt, kuigi mu nägu ei ole sümmeetriline. Ent paar neiti tahaks võib-olla juurde teha, võib-olla paar vähemaks võtta, et kui nad nagu päriselt probleeme hakkavad tekitama, sest et kõige tüütum osa neetide omamise juures on see, et ma kaotan igapäevaselt needikuule ära ja siis nad lihtsalt kaovad ära. Aga jaa, tätoveerimisvallas ma tahan kindlasti edasi minna. Ma just olin ise koroonas, nii et mul oli igav, siis ma värvisin oma jalga veits. Kas sa tegid ise? Jah. Ja, sa teed ise ka tatoveeringuid? No maru vähe, ainult endale. Okei. Mis on kõige raskem koht endale tatoveeringut teha? Kus sa oled teinud? Ma ei ole rasketesse kohtadesse teinud. Kõik on kirg. Aga selles mõttes ma olen paremakäeline, nii et ma kujutan ette, et ma ei suudaks paremale käele ise midagi teha. Ja teine kõige tavalisem ja standardsem küsimus on sinu muusika kuulamine, et kui inimene vaatab sulle otsa, siis ta kindlasti kohe mõtleb, et ahaa, sa kuulad kindlasti sellist muusikat, aga millist muusikat sa tegelikult kuulad? Väga seinast seina. Näiteks, kuna ma töötan nüüd igapäevaselt reklaamimeistrina, teen valgusreklaame ja kogu aeg kõrvaklapid kõrvas, kuna müra on nii suur, siis tavaliselt hommikut ma alustan hardstyle'iga. Oho, väga lahe. Siis lähen mingi moment, lähen country peale üle. Siis tuleb kuskil industriaali, metalit ja päeva lõpuks tuleb siuke jump out elektro. Et konkreetselt seinast seina, A-tuurist puukuuri. Ja. Väga tore. Muideks, kui nagu näiteks Laura tahaks endale, või mitte Laura ei tahaks, aga kui sul oleks võimalus praegu ise talle üks need teha, siis kuhu sa talle teeksid? Kui sa vaataksid teda, äkki sa vaatad teistmoodi, vaata, Laura ei oska vaadata ennast nii hästi. Ta vaatab küll peeglisse, aga ta ei saa aru, kuhu see need tuleks teha. Mis sa arvad? Labret sobiks, ehk siis alahuule keskele need. Või siis teine oleks Medusa üle huule keskele. Ma olen ka seda vaadanud ja keskele. Aga see pidi ikka... Ülahuule needid on suht rõvedad, sest ma lasin ükskord öösel kell 1 needi salongi nende pärast lahti teha. Konkreetselt ma tulin laevast maha, sest et mul oli just vähem kui 24 tundi need olnud ja need paistetasid niimoodi, et ma nägin välja, nagu mul oleks 5 patja tupsu all. Konkreetselt siuke korralik hamster, kuradi sööme juustu ja elu on ilus, vaata. Et ülahuule needid on jubedad, aga alahuul paraneb suhteliselt kiiresti, need ma tegin ise kunagi. Kas on mingid inimesed on sulle nagu selles mõttes, kuidas sa suhtud sellesse, et inimesed näiteks kommenteerivad midagi sinu, ütleme, mitte sinu sugustele, aga vaid hästi paljudele, kellel on rohkem neete. Kas sa loed neid kommentaare ka ja kas sa võtad neid südamesse üldse? Kuidas üldse sinu jaoks on see kommentaariumite teema? Täiesti... Tead, sa alguses võib-olla läks nagu hinge, et nagu oligi siuke, et oledki siuke väike värdjas vasja, nutad kuskil nurgas, on ju. Aga nüüd on nagu tõesti, loed seda, vaatad, siis mõtled, no ela oma elu selles suhtes. Absoluutselt ei koti, aga on intsidenti olnud, kus inimesed nagu päriselt kallale tulevad, see on nagu tüütu juba. Okei. Et eelmine aasta algas konkreetselt kallale tulekuga. Ehk siis võib öelda ka seda, et meie Eesti ühiskond võib-olla ei ole veel nii jõudnud, kui siis mõnes Euroopa riigi... Tead, millal see jõuab sinna või? No? Minust saab president, kes on needistatud ja naispresident. Ahah, nii et kampaania algab 15 aasta pärast. Et Laura Li presidendiks senikaua võite hakata followma teda. Laura Li sealt, Laura Li official Estonian president ja siis võite leida kõik asjad. Kuidas sa suhtud sellesse, et Eestis on naispresident ja naispeaminister? Ma võin ausalt öelda, ma olen kõige poliitikavaesem inimene üldse, ma ei jälgi, mis seal toimub, sest et ma olen alati siukse suhtumisega olnud, et vahet ei ole keda või kuidas sa valid, siis tõenäoliselt kuidagi keeratakse sulle ikka ära, et ma ei tea, ühte maksu alandatakse, tõstame teist, on ju, et see ei jälgi poliitikat absoluutselt. Okei. Lihtsam elu. Ja, aga siis võib-olla selline ka kõige tavalisem küsimus. Ma küsin lihtsalt nüüd kõige koledamad, mitte koledamad, need on kõige tavalisem küsimus, mida sinu kohta ikka küsitakse. Kas sul on valus vahest magada ka või? Ei ole või? Ei ole. Need on juba, sa oled kõik juba nii ära harjunud, et kinni ei jää kuskile või nagu... No nagu ma enne mainisin, et ma tihti ärkan padi näos. Okei. See on nagu... See nagu valus ei ole, niimoodi ära ei tõmba, et tuleb mingi... No need on suht flexid, kuna nahk on suht flex. Aga mõnikord on särki selga panes, unustad ära, et kuskil siin kaela peal vaata need on ja... Et siis nagu on korraks siuke moment, et täna ei kasta sööni. Kusjuures, kui tegelikult sind vaadates, mina paneksin kohe sind, et sa oleksid nagu mingisugune artist, et sa laulad kindlasti, sul on käes mingi kitarr. Ma veel täpselt ei tea, mis muusikastiil see võiks olla, aga sa näed nagu väga selline artistlik välja, et kas tegelikult oled sa kunagi mõelnud selle peale või sa oled laulnud või mingis bändis midagi teinud või oled sa tahtnud olla? Ma käisin kooris kunagi. Aastal 2014 ma mäletan, ma olin ainuke poiss, kes oli linase särgiga ja mingi 30 sentimeetrise harjaga seal ja laulis rammimeeste kõrval. Ilmselt ei saanud edasi kuskil esinemistele? Ei, laulu peale. Evestusega käisin Eesti Laulul
2018, Mis ma tegid seal? olin varusünd seal ja enam-vähem see vend, kes on, et tule lavale, tee ilusat nägu. Et pilli ei ole kätte võtnud, mängisin kunagi trumme veits, laulan, teen ainult niisugust rasket vokaali nüüd, et naturaalne vokaal mulle ei meeldi üldse, aga ei ole tegelenud absoluutselt, kuna lihtsalt ajanappus kogu aeg. mis tähendab raske vokaal? noh, selline Kas tuleb või? et ma ei oskagi sulle seletada, et see on enam see, et see, mis Eesti naine teeb, see jah. Meri-Liis. Jah. Ta on Evestuse kitaristi naine. Crawling on see vist. Ja no siuke, et sa saad kõrgelt madalalt läbi diafragma seda kõike teha, vaata. Et noh, läbi kõri ei tohi teha, sest et muidu homme ei ole. Aga milline on sinu näiteks kõige suurem kodune lifehack? On sul mingisugused sellised lifehackid, et sa tead täpselt, et sa teed neid ülikiiresti ära ja see ongi sinu nagu lifehack? Sa pead silmas praegu... Ükskõik, see võib olla kas toidu vallas, see võib olla mida iganes, mida sina arvad, et sa teed seda kõige paremini? Praepõlmeenid. Praepõlmeenid on sinu hitt. Ja majoneesiga, sest ma ei söö hapukoort. Mulle ei meeldi see näeb välja nagu see ei peaks nägema nii välja. Juba kaamera vees juba hakkas siin ilastama. Aga just, et korralik siuke slaavi eliksiir peab kõrval olema, et siis on hea, vaata. Ja lükkagi pannile madal kuumus, sest et üldiselt sa võtad nad külmunult välja. Ma võin sulle kusjuures öelda, et enne kui ma kolisin oma uude korterisse, ma ei teinud 4 aastat ise üldse süüa. Et nüüd ma olen 1,5 kuuga siis harjutanud ennast süüa tegema. Teine asi, mis on ülihea lifehack, mis ma avastasin TikTokist, ma ise teen ka TikToki ja asju. Võtad saia, lõikad klaasiga augu keskele ja muna sisse, lükkad sinna mingi kuradi pipart soola, elu ilus. Jube head asjad. TikTok annab päris palju lifehacke juurde ja see on väga lahe, aga kus kohas sind sealt TikTokist leiab, kuidas, mis nimega? No, mul on selja peal nimi kirjutatud lausa, et Coastical on mul see nagu nii-öelda brändi nimi. TikTokis mul on mingi 38 000 jälgijat vist äkki. Instagramis on sama nimi, Coastical O0, seal on ka natuke üle 3000. Et no, aga ma olen suht laisk kõige selle tegejaga. Nüüd hakkasin OnlyFansiga tegelema igavusest. See on see, kui sa saad koroona. Ma just olin, ma sain nädal aega tagasi koroonast välja. Ehk siis me võime tegelikult kokkuvõtlikult võtta seda, et Gerhardi selline, ütleme selline, noh, üldine nimetuseks olla, et sinu elu ongi üks suur seiklus. Ja mis sa arvad, kuhu see seiklus sind nagu viib? Kas sa oled mõelnud, et sa võiksid teha näiteks maailma näiteks ringi peale või kus sa tahaksid kindlasti ära käia? Pigem väga varakult hauda, aga ei, kindlasti tahaks USA-sse ära käia. Näha, kas elu on seal päriselt nii jube, nagu nad väidavad. Aafrikas võiks ära käia, kuigi ma absoluutselt kuuma ei seedi, sest et ma nädalavahetusel just magasin mõni tund päikse käes ja ma põlesin päris korralikult ära. Täpselt nagu Laura. Ja Jaapan kindlasti. Tahaks ikkagi hentaid nagu oma silmaga näha. Aga sellise väga toreda jutu teemal me käime korraks, käisime Lauraga vibu laskmas ja siis vaatame, kui hästi ta see välja tuli ja kes teda siis nagu õpetas ja kuidas üldse see asi seal vibu laskmise ala peal kulmineerus, nii et lähme ja vaatame selle video ära. Tere! Oleme tulnud vibu laskma, sest et suvi on käes ja tuleb hakata toitu jahtima. Aga mis asi see nüüd on siis, miks sa seda mulle siia paned? See on selleks, et kui sa lased, siis see nöör ei läheks. Nagu kui see peaks käe vastu minema, siis sul ei jää siia sinikaid ja niimoodi. Aha, kas ma peaksin need panema omale põue või? Siia, see on nooltekott siis. Sääsed. Kes sa oled, kust sa tuled, mida sa tahad? Ma olen mitmekordne Eesti noortemeister juba ja ma olen nüüd see aasta on 3. aasta, millal ma lasen. Meil on siin champion, mul juba hakkab see. Meil on siin kaasvõistleja ka täna. Kuna me oleme siin praegu Kullamaal, me teeme panuseid, et kes täna võidab laskmises, siis mina võidan Slem Haapsalu, sina võidad Slem Tallinnasse. Deal? See läheb niimoodi risti või? Niimoodi, erineb selle paned niimoodi siia alla. Kõik on samasugused. Mida? Kinni pead võtma niimoodi, et üks sõrm on üleval, siis 2 on all. Esimene nagu see nurk või? Ja siis tõmbadki. No nii nüüd ongi ja tõmbad ka ülesse. Ja kui kaugele ma tõmbama peaksin? Niimoodi, et sul see käsi siin läheb nagu siis sõrm. Näpud on suu juures või? Nii raske ju. Oota, aga mul jäävad nooled ette ju. No siis need saab siia.
kuidas see lendab mul siin kogu sa aeg? võid alguses nagu näpuga kinni. Aga pärast ikka lasen lahti ja muidu ma lasen näpu maha. Selle silmaga, millega pöial ei liigu, sellega sa pead vaatama. Ma oskan ainult ühte silma korraga nii kinni panna. Silmad lahti ka mõlemad lasta, igatahes. Ja siis... Sa tahad mulle öelda, et sa oskad erinevate silmadega pilgutada või? Jah, lihtsalt panedki käe selgeks, niimoodi. Aha, ja siis tõmbad... et nagu õla kõrgusel ja okei. Ja siis tõmbad käe pingule, nagu siia. Issa, mu suu on nii kaugel. Mul ei ole õrna aimägi, kuhu ma sihin ka praegu. Ei no vähemalt sai pihta. Aga ma lõin endale samal ajal kuidagi millegagi näkku vastu prilla. Me laseme need kõik ära ja siis lähme korraga järgi või? Muidu me peame ju üleliigseid samme tegema. Mul on vibu ja ma ei karda seda kasutada. Suht arusaadav kuni selleni, et kuidas sa nagu aru saad, kas sa saad pihta või ei saa nagu. Nii. Parem kui eelmine. No nii, Vanessa. Nulli seis. Ehk siis ta sai 6 punkti. Vastusin vibu. Seis on hetkel 6-9. No, lähme metsa. Ma tegin varasemalt nalja jahil käimisega, aga tuleb välja, et me peamegi hakkama siin loomi, mis siis enne? Hunt või? Sõid mu kanad ära, jah? Ma sul söön. Katse number 2. Nii. No mitte ei saa pihta sellele elukale. Ta nagu jookseks eest ära. Äkki see... Sabast kinni. Me tapsime vähemalt mõned sipelgad sealt kaugelt ära. Konn! Kulju. Ehk siis seis on 14-9. Peata ilvest maha nottima. No see on küll surnud, ma ütlen. Kuule, me ikka notime ta maha, ma vaatan. 17 ja sinul on 32. Teise kallal võib siin tänitada küll, aga no vaat, kus ise ka oskab. Ta paneb kuidagi suurema hooga see sealt jooksu. Tekitame natukene parem õhkond siia. Mina sain lehest läbi ja Vanessa pani puust läbi, nii et ma loeks peaaegu õnnestunuks selle raundi. Nagu te näete, siis ta kardab mind. Vaatab. Tundub, et sellele hirvele meeldib tagumikku saada. Viimane võimalus. Oi, teevad ära. Atsa! Ja ta võtab vibu ja tõstab 90 kraadi kõrgusele, tõmbab pingule ja läheb. Oi! 50 ja 25. See on halb loom. Oh, aitäh! Nii oleme siin läbinud Kullametsa viburaja. Väga tore oli. Teil läks suht hästi. See meie esimese korra kohta. Ja 50 punktiga võitja on... Eks ma siis hakkan asju Tallinna poole pakkima.
Nuta või naera, me oleme tagasi ja nagu te nägite, siis Laura Lee sai, ütleme niimoodi, et kotti sai vastu. 2 blondiini läksid metsa ja ei saanud hakkama, tegelikult üks sai hakkama. Ja nagu te nägite, siis Laura Lee tegelikult oskab küll, aga jah, seekord ta nagu ei võitnud. Kuidas sa üldse arvad, kas sinust võiks vipukitti saada? Kui ma kedagi jahin, siis need on ainult mehed. Täpselt nii. Ja Laura läheb oma... Kujutate ette, et Laura on kuskil linna peal ja ma selle vibuga ja siis vaatab, Selle armastus sellega. Lased kelle, kuhu sa laseksid? Kanni. Ja siis ta tuleksid, sul on kõige kaunim kann. Jah, väga õige. Tänapäeval, kuidas mehi saada? See ongi mustrateega. Ja nagu me nägime, siis minu sugulane, kes on Eesti meister vibu laskmises, tegelikult pärast seda, kui Laura niimoodi lasi ja siis tema lihtsalt tuli ja lasi kõik kokku. Või tähendab, lasi kõik nagu täpselt nii nagu pidi, on ju. Ühesõnaga, vahepeal see meie viimane saade ongi selline, et ta on nagu selline emotsioonide peal. God help me. Et niimoodi ongi. Ja meie 11. saade jõuab selles mõttes finaali, et kohe tuleb suvi kätte ning ärge unustage, et siin samas tuleb subscribe ida, follow da, seda jagada, sest et terve suvi me ju teeme neid videosid ikka veel edasi, igal pool, kus me ka ei esineks, kui saab esineda, siis sealt tulevad väga lahedad videod. Nii, aga me oleme tagasi nii kaugel, et Gerhard, et sa juba rääkisid, et sa laulad. Mina olen oma kõrvaga kuulnud, võin su tanki panna. Aha, kus sa kuulsid seda? No Gerhardit ma tean nagu juba ikka tükk aega, ma isegi tea, kui kaua. Me ikka olid siuksed, ma just räägin, äkki mäletad, siuksed toredad ajad, kui kohad olid lahti. Ja siis me käisime Gerhardiga karaokebaarides ja siis oot, mingi üks laul oli, mida sa laulasid kogu aeg eesti keeles, mingi Smilers või Terminaatori. Smilers. Jalgpall on parem kui seks. No kogu aeg laulis ühte sama laulu, ma juba mäletasin. Ja siis ma ikka tean ja ta lauleb küll. Lihtsalt häbene. Kui sa läheksid näiteks mingisugusele Eesti peole, 90-ndate peole, siis mis oleks see artist või kelle sa kindlasti küsiksid DJ käest? Ma lähen ja küsin selle loo ära. See on hea küsimus praegu, kusjuures 90-ndate Eesti. Jah. Kuidas on sinu suhe selle 90-ndate Eestiga? Kurat, keeruline. Aga ma ei tea, mis ajastu meest Saller ja siis Kreem on. Ikka, no nad on ikka 80-ndate lõpp võib-olla sealt, aga Kreem, see, ja ikka... Termikas kindlasti, kuna ma kuulan ka raskemat, siis Jõmke, et Villu Tamme, ülipull vana, aga samas mingi Black Velvet läheks ka. Aha, täpselt. Eelmises saates me vaidlesime, või mitte vaidlenud, vaid vaata Laura on ikkagi nii noor, et Laura ei saanud aru, kas tegu on Two Big Stardiga või Black Velvetiga. No põmps sama. Laura jaoks on põhimõtteliselt sama. Kui sa läheksid nüüd 90-ndate diskole, mis oleks sinu soovilugu, Laura? Mis sinul on selline, et sa kuulanud seda ja sulle nii meeldib see? Sa kohe tahaksid tantsida selle laulu järgi? 90-ndad. Ütle mulle keegi. No, ma ütlen sulle kohe, kas ma tean. No näiteks me oleme ju teinud ju ühte coverit 90-ndast. Las mina proovin siis ka või? Jep. Tead, ma arvan, et kõige rohkem ongi lahedam. Näiteks meie esinemistel on palju olnud Nancy't, siis Nancy'ga on siuke lahe vibe, siuke viskad juukseid ja oled seal siuke hellad hoia, nagu temaga on siuke nunnu olekus. Okei, miks ma seda nagu rääkisin, on see, et me hakkame nüüd kohe tegema ühte mängu, mis jääb selle hooaja meile viimaseks ja see on väga lahe mäng ja see viib meid tagasi nagu natukene 90-ndatesse ja siin peab natukene laulma nüüd, ehk siis mina panen siis ühe loo käima ja siis sina pead lihtsalt lõpetama need laused ära, sa võid need samamoodi karjudes teha, nii nagu sulle võib-olla meeldib, aga peaasi, et me saame jälile ja me saame teada, mis looga tegemist on. Ja täpselt samamoodi ka Laura, nii. Me valime siis, teeme niimoodi, et meie saatekülani jälle alustab ja ühel hetkel ma lihtsalt keeran muusika nagu vaiksemaks ja siis sellel hetkel sa saad edasi minna. Kui sul on vaja Laura abi, siis sa muidugi nõksada ja ütle. Läks! See on nagu soojendus praegu. Käin nagu kass mööda palavat puru. Ei tule meelde. Allika vees.
väga hea, tubli, väga hea. Ja tuleb. Järgmine lugu on selline, tegelikult on nagu milleeniumi lugu. Mulle tundub, et Laura oli sellel ajal juba sündinud ja... Sa olid seda eelmine kord ka, see panid mingi 80-ndate laulu. Ja tegelikult lugu oli ülimega hitt. Võib öelda niimoodi, et Eesti pidudel see lugu kindlasti mängib. Oi, vale. See ei ole muidugi see. See! Mulle kuulud sa, kui tunned ajad on ja ei anna küll, kui on halb võib-olla ilmselt tuleb minu juurde jääd. Kõik sulab ja... Väga hea. Ütleme niimoodi, et see... Armastan seda artisti. Kes see artist on? Niki, väga hea. Ütleme niimoodi, et me oleme siin, me ei saanud, ütleme nii, et mõlemale võis anda sellise pooliku punkti, aga te olete mõlemad nagu ühe pulga peal. Vähemalt... 0,5 mõlemad. Jaa, mõlemale 0,5 ja tegelikult võib ju alati ära arvata, kes on ka esitaja ja võib öelda ka laulu nime. Siis on nagu äkki, kes meid vaatavad, siis nad nagu saavad aru ka. Ja võib-olla otsivad seda YouTube'ist üles. Aga järgmine lugu tuleb, ma olen siin kirjutanud endalt, järgmine lugu tuleb täitsa nullist ja hakkame kohe kuulama ja siis... Selline mõnus suvelugu, ütleme nii, et päike paistab, meil juba paistab ja juunikuu on käes ja lähme jaanitulele ja siis seal me kõik koos laulu laulame. Kuuma päike sees, merre sukeldun ma. Üks aju, kaks meest. Väga hea, võibki lõpeta sõnu. Püüdja. Kui kord pärli kätte saan. Päike sees. Aplaus, väga hea, sa saad 1 punkti. Annaks tegelikult lisapunkti ka selle eest, et sa oma sõnu sinna juurde panid. Kusjuures ei võtnud oma sõnu seal. Eesti üks siuke räpipunt oli TMF kunagi, kes tegi Desperado vendadest laulu, et oligi, et üks aju, kaks meest, keegi palka ei saa. Ahah. Nii, meie järgmine laul on nii. Laura, sa oled valmis, nüüd ma võin küll öelda, et Laura sellel ajal sündinud veel ei olnud, aga see on, ma olen spetsiaalselt sulle neid laule natukene lisanud, et sa teaksid neid laule. Läks. Mõtle selle peale, et suvi on jälle käes. Pasunad. Su lemmikteema. Armastan, ei armasta, on karikakas selleks ju loodud. Armasta, ei armasta, muie saadus on kott. Väga hea, tubli ja teeme jälle aplausi ja tundub, et minu see Discordi-amet on selline, nagu ta on, veits hüplik. Et arvasin, et arvatakse palju raskemini need laule ära, aga ei ole hullu. Järgmine lugu tuleb nüüd sulle ja me kohe vaatame, kui ma jõuan selle ajani siia. 1:06 ja läks. Mis mõistuse mul sööb. Oota, see ongi see laulja. Ta karaoke'd laulab. On või? Okei, no vaatame, kuidas see päriselt ka nagu välja tuleb. Minu nime, sest ma kardan tuld. Jaa. Juulikuus lumi on maas. Lumi on maas, see pole ime. Seisad palja jalurannas. Sa oled kaunis, oled kummaline. Tean, et aastan veel ja sinust ilma jään ma niikuinii. Pimeduses kuulen häält, mis postistab. Hüvasti! All right, suur aplaus. Ütleme nii, et karaokest on vahevist ka kasu, isegi need Tallinki sõidud ja need Rootsi sõidud on alati ju on ikka karaoket tehtud. No järgmine artist on selline, et ütleme, kui jah, Laura jällegi ei olnud sündinud, aga
üldse sünnib. aga ma arvan, et see võis olla sinu vanemate üks lemmiklaule, eriti siis, kui sai peale seljankat väikest viina võtta ja väikest salatit kõrvale ja võib-olla ka sülti. Jaa, Ü-K-K! Loksub siia. Esimest korda kuulen. Trio. Siia. Ruska ja vodka. Barblasest teeb kotka. Mida? Vot seda ma ei ole kuulnud. No, väga halb, väga Mul ei ole halb. need viinavõtjad vanemad kahjuks või õnneks. Ühesõnaga ma võiks su isa alla või midagi. Ei, väga tore. Sellega me lõpetamegi oma selle väga laheda muusikamängu. Gerhard, palju õnne, sina võitsid! Apes together strong! Täpselt, vaadates sind, ega ei oleks uskunud, et sina tunned nii hästi Eesti 90-ndaid ja üldse seal osad oldi siis 80-ndatest. Et väga tubli, nii et kes tahab, siis saab alati Gerhardi käest küsida, mis olid need hitid ja sa alati võtad inimestel käest kinni ilusti ja viid nad karaokebaari. Käime katuseid mööda. Jah, täpselt ja siis seal peavad muidugi talle mõned shotid välja tegema, sest et ega see on päris raske inimest laulma panna niimoodi. Ega meil siin saates on ka ju shotid, virtuaalsed. Okei, me lähme vaatame nüüd järgmise video ära. See video räägibki sellest, kuidas mina olen saanud DJ-ks ja kuidas ma õpetan kõiki teisi siin samas DJ Labis. Et kui sinust võiks saada järgmine Eesti DJ, kes mängib ükskõik mis muusikastiili, siis vaata see video ära ja me kohtume kohe peale seda. Hei, mina olen City Flash ja koostöös DJ Lab meeskonnaga teen me ühe erilise ehk special DJ workshopi. Kui sa oled mõelnud, et kuidas saada DJ-ks ning kuidas omandada neid oskusi, siis nüüd on sinu võimalus. Otsi üles koduleht nimega www.djlab.ee või leia mind Facebookist DJ Labest. Kuna kohtade arv on limiteeritud, siis võta kindlasti kohe kiiresti ühendust ja leiame sulle aja ning sinust võib saada järgmine meelelahutaja, DJ ja entertainer. DJ Labis on 3 ruumi. Praegu hetkel ma olen koridoris, aga minu selja taga asub stuudio, ehk siis seal saavad meie õpilased mängida ja oma sette salvestada. On olemas ka üks suurem showroom, ehk siis kui oled juba jõudnud päris tippu ja sinust võiks juba saada selline DJ, kes filmib ka enda sette, siis just selle jaoks ongi mõeldud showroom. Aga on olemas ka 3. ruum ehk siis workshop room. Kõigis nendest 3 ruumis käibki õppeprotsess ning 1,5 kuu pärast võib saada sinust väga heal tasemel DJ. Ka mina alustasin kunagi kõige esimestest mängijatest, millega ma ka õpetan teid mängima ning kõike seda saab just siin workshop ruumis teha. Saate harjutada 2 korda nädalas või nii nagu endal aega on. 1 tund kestab 1,5 tundi ning me harjutame umbes 1,5 kuud koos teiega, kuni sinust saab hea DJ. Siin me oleme. Ma olen DJ Labi showroomis ning minu ees on ideaalne DJ set. Mul on 2 mängijat ja minu lemmikpult. Nii et see on ka iga DJ või siis tegelikult algaja DJ unistus seista sellise DJ seti ees ning mängida rahvale oma lemmikmuusikat või siis lihtsalt teha pidusid ja üritusi mängida festivalidel, nagu mina olen seda viimased 20 aastat teinud. Võta minuga ühendust, saa minu õpilaseks ja sinust saab DJ. Ma garanteerin sulle, et peale 1,5 kuud workshopi sa oskad mängida ja sa särad lavadel. Kui sina tahad saada järgmiseks superstar DJ, mängida suurtel üritustel, kui sa tahad saada järgmiseks Martin Garrixiks, ma tahaksin, et minu õpilastest saaksid head DJ-d. See ei ole nali. Kohtade arv on limiteeritud. Ma võtan seda asja tõsiselt. Sinust võiks saada DJ. See kõik on võimalik ja minu special DJ workshop on ainult kiirematele. Siis nüüd on sinu võimalus. djlab.ee ja õpid minu käe all.
sellest saab meie suvi, nuta või naera, aga nii on meie viimane saade ja läheb veits sellise nagu samas nutame, samas ka naerame, aga me loodame, et me tuleme teie juurde muidugi tagasi ja nüüd praegu me oleme küll jah tagasi, nii et võtame sellest suvest nii palju kui võtab ja nii ägedalt, aga minu DJ setid, mis toimuvad reedeti, City Bash Radio, need kindlasti iga reede jätkuvad siin DJ Labis, ükskõik üle Eesti igal pool. Ja nagu ikka, ma rääks saate alguses siis koos Laura Liiga mikrofon käes, me siis tuuritame üle Eesti, võtame Gerhardilt need aadressid, on ju, noh, Narva, kus sa seal käinud oled igal pool ja käime, kõik sinu tuts käime läbi ja loodame, et me saame neid nämmasid pelmeene ka süüa. Ja siis meil ongi, me oleme jõudnud sinna, et meil on viimane challenge. Mida siis juhib siiamaani, eelmises saates ka ei tehtud seda üle, juhib siis Laura Lii. Palun, meie uhke kallis. Sul on nii palju sõrmuseid äkki, kumma käega sa teha tahad, võid sõrmused igaks üks äkki ära võtta, nii parem käsi. Jube palju varuosasid. Aga vähemalt tuleb päris kiiresti ära. Challenge on siis selline, et sa pead, parem aeg läheb käima, võtad käega selle kinda üles ja siis sa ei tohi enam mitte midagi muud kasutada, pead saama sõrmede ja gravitatsiooniga ja kinda kätte niimoodi, et kõik sõrmed oleks vähemalt sees, ta ei pea sul täpselt siia alla tulema, aga nagu... Aga ta peab enam täitsa kätte sulanduma, niimoodi kõik näpud on seal sees. On veidrad näpud. Need veidrad näpud aitavadki kusjuures, ma vaatan, et nad käivad ebastandardselt, seal ongi ussi mängu vaja mängida. No nii, ühesõnaga, kui sa oled valmis, siis ma pean ju vajutama starti ka. 3, 2, 1 ja läks! Nii, ja nüüd läks ülesse. Kõik nüüd enam maha ei tohi ma seda pista. Võid kätte tõsta igatipidi ülesse või alla. Laura, vaata sina täpselt, mina siit väga ei näe. Ma näen, et on täitsa 3 veerandi peal. Suht näpud lähevad. Sipleb elumärkide poole. Väike näpp ei tööta. See tavaliselt ei vaja kasutust vaata. Ma räägin, osadel siin see ei tööta see keskmine näpp, osadel pöial. Sul tundub, et see väike näpp vajab vähekene lihvimist. Vajab distsipliin. No tavaliselt üle 3 näppu ei ole vaja ju. Jah, täpselt. Sa võid seda teiste näppudega, need 3, mis sul väga hästi töötavad, nendega aidata seda väikest välja. Tuleb täitsa nagu on olemas peaaegu. Kas... Peal on olemas enam vähem, aga see väike sõrm. Tundub, et kas väikse sõrmega on vaja abi? Tundub, et peaaegu. Ma loeksin selle isegi arvestatavaks. Kuidas on, Laura? Jah. Läks kõik või? Väga hea! Olemas. Ütleme niimoodi, et fantastiline minut aega tuli. Minut on ka väga hea. See on ka väga hea, meil on siin 2 minutit läinud. Meil on siin lausa 2 minutit läinud. Rekord on? 25 sekundit. Sest, et mul on imelised sõrmed. Oi, Laura on harjutanud seda. Ei, tegelikult seda mängu ta ei ole harjutanud, seda võin teile 100% öelda. Mitte seda, jah. Seda mängu, seda eelmängu ta ei ole õppinud. Aga me oleme nüüd jõudnud sinnamaani, et vaikselt hakkame oma saadet lõpetama ja Gerhard, nüüd, mis on sinu näiteks sellised, kuidas ma ütlen, sellised seikluslikud soovitused noortele, Eesti rahvale selleks suveks? Ärge ennast põlema pange, nagu mina eelmine aasta. Kas sa panid ennast reaalselt põlema? Ma olin jaanipäeval, jaani tuli. aga näha on, et sa tulid sealt elusalt välja. Absoluutselt, ma andsin endast halvima. Anyways, ma ei tea, kastke seeni, pange möllu, ärge hullu pange, selles mõttes, muidu magate nagu mina, lõpetate mingi joodiku päevitusega. See on väga halb. Et jah, möllake minna ja olge toredad. Ja kus kohas me nüüd sind lõpuks leiame? TikTokid, kõik värgid särgid? Enamus on selja peal kirjas. Ahah, jätke meelde. Suurelt coastikal O on alati 0, välja arvatud TikTokis. Ja seal ma möllan minna. OnlyFansis on... Sama nimi. Aga see on 18+. Noted. Ja sul olid veel ju mõned küsimused talle seoses naistega. Seoses... Ei, me siin mõtlesime, et me natukene ikkagi nagu peenestame ka. Me just mõtlesime, et natukene viskame vürtsi ka nagu, et lihtsalt mingeid põnevaid küsimusi näiteks, et kus sul on kõige ekstreemsem tätoveering näiteks? Riista peal. Ja kõige ekstreemsem neet? Sammuti seal. Mul on see, mis vahepeal on see piip. Iga roppuse peal Meelis paneb. Ma pean valmis olema. Nii. Küsisid, kas võib ropendada, ma ütlesin, mul võib, aga ma pean valmis olema. Vaatab otsa niimoodi. Mis ma siis veel põnevat küsin su käest, et
kas sul on kuidagi siis, kuidas ma ütlen? Kas sul on nagu mingisugune naistes ka, nagu ma vaatan praegu, sa oled ginger selline, kas ginger, blond or brunette? Peaasi põleb. Või kõik 3 korraga? Selles suhtes eest luuki tagant paaki ja läheb. Selliste väga tarkade sõnadega on meil nii hea seda 11. saadet vaikselt lõpetada. Elutarkus. Ja elutarkusi tuleb nii, et vähe ei ole nagu seeni peale vihma. Aga Laura Liil tegelikult üks küsimus veel. Mida ma küsin? Appi, ma julgen mitte küsida. Ma küsisin ise, et kui ma tean, et me teame, et sa tahaksid endale kolmikuid, eelmine saate külal tahtsid endale kaksikuid. Kas kui sul sünniksid kolmikud, on ju, sul on see peres hästi palju lapsi kõik ja kõik tahaksid ka välja näha nagu oma isa, siis mida sa nendele soovitaksid ja mida mitte? Ma ei soovita kellelegi nii selles suhtes. Sa ei soovitaks kellelegi sellist elu? Ei, selles mõttes, et laste nimed oleks juba horror, terror ja error, vaata. Aga ei, selles mõttes ma tegelikult ei soovita mitte kunagi kellelegi tulla sama teed, mis ma tulin, et selle jaoks on ikkagi mentaalselt preppi veits vaja, et muidu lihtsalt oledki kuskil nutad nurgas ja oled siuke. Aga ikkagi tegelikult aitäh sulle, et sa tulid meie saatesse ja respekt sulle, et sa julged olla selline, nagu sa oled ja see annab kindlasti inspiratsiooni väga paljudele nii kunstiinimestele kui ka inimestele, kes tahavad ennast väljendada nii nagu sellistena, nagu nad on ja tulebki väljendada ja tulebki teha täpselt seda elus, mida sa tegelikult tahad, sellepärast we fucking only live once ja miks mitte. Ja täpselt samamoodi, Laura, ma olen kaua mõelnud selle üle, aga sa võid oma näole tatoveeringu teha. Okei. Sa ei või nii väga City Flash otsa ette. See oleks päris hull. Albumi nimi või siis vähemalt. Aga jaa, meie selle hooaja viimane saade. Aitäh, et te vaatasite. Ärge unustage subscribe'ida, värgid särgid ja DJ Läbi vaadata ja City Flashi ja Laura Liid. Ja siis me nüüd lähme viimase laulu juurde. Sul on, Laura, kindlasti midagi öelda selle laulu kohta. Lõpetame viimase saate meie esimese lauluga, kes sai just 4-aastaseks. Jep. Ja sai 4-aastaseks, päris väike laps on juba. Päris väike laps on juba, vaikselt räägib juba. Kõnnib ringi juba, jookseb ja vaikselt ei jooksend enam. Ei püksi ka enam. Varsti hakkab uuesti. Ei, 4-aastased teevad püksi veel. Aga kui te olete nüüd valmis, siis meie esimene lugu, mis ilmus aasta aega tagasi. Aasta aega tagasi? Sorry, 4 aastat tagasi. 4 aastat tagasi. Tahtsin öelda 4 aasta aega tagasi. Ja laulu nimi on loomulikult meie lugu, Don't Leave Me, nii et kõik te võite kaasa lüüa selles laulus, kes laulda, kes käsi edasi-tagasi. Don't Leave Me. Elutarkus tuli ka veel siia lõppu, et Don't Leave Me aasta 2021. Let's go. Väga õige. Would you lie down here? Let's forget the fear. Let's just start over. Don't leave me alone. Vabandust, ma läksin emotsionaalseks. Ja me teeme siin kindlasti ka kätte valmis. Don't leave me. Oh, let's forget the past. I swear our love will last. Our love was endless. What about now? Kuta või naera, Genhard. Kas te olete valmis? Meila pidu. Ja kõik, kes teavad sõnu, siis loomulikult laulame kaasa. 1, 2, 3 ja... Don't leave me, don't leave me alone. 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 Oh, let's forget the past. I swear our love will last. Our love was endless. What about now? Ja me oleme jõudmas jälle sinna, et meil ühe korra veel paremalt vasakule või vasakult paremale vahet ei ole, aga kõigil on kodus käed ülesse. Here we go.
forget the fear. Let's just start over. Don't leave me alone. Suured tänud kõikidele ja need olid meie fantastilised tantsijad ka, kes välja vupsasid ja keda te näete suvel koos meiega esinemas. Nii et ilusat suve teile. Followge meid. Nutke ja naerge. Jah, nutke ja naerge ja followge meid kõiki ja tšau! Ja võid olla mitte paida Suvel minu kriminaal. Suvel kolin Pärnu. Suvel kolin Where is that? Where is that? Sul on kõige kaunim taim. Ma ärkasin su kõrval. Näju? Mu kuumad tunded ja ei suuda varjata. City Flash Radio.